sõnavõtust jooksis läbi selline mõte väljaviskamine. Ma ei tea, kas see tuli nüüd sellest lapsikusest või lihtsalt sellest, et võib-olla eelkõneleja ei ole mingi jalake sõnaosad ja ei tea neid sõnade tähendust, aga lihtsalt ürituseks läheb. Ma vaataks slaidiprogrammi, siis palun lisada ka minu nimi sinna juurde, kui laustada seda nagu silmast. Sest et ma olen öelnud ka. Ja ma võin öelda, et üks asi on härrasmeeste kokkulepe. Teine asi, aga enamus, kes on poliitikas nagu kauem on see, et sa ei saa vaikida nagu muna, kui tuleb küsib ajakirjanik. Ja kuigi ma võin ajakirjanikule vastata, et ma ei kommenteeriks seda, siis võib-olla te teate, et mul on alati olemas oma seisukoht. Mul on alati olemas õigus midagi ütelda ja kui ajakirjanik küsib, et olegi selline proov, sul ei olegi mingit oma arvamust, ma ütlen selle alati välja. Mulle meeldib siin tegelikult, et 2006. aastal IRL-i volikogu otsustas siin sellest kohta talus just ühinemisega. Nüüd me oleme ringiga tagasi. Eile, 12. augustil täitus mul 19 aastat erakonnas olemises. Ma kuulsin praegusel hetkel nagu lausseli niisugused nõndanimetatud ettepanekuid, siis ma pean ütlema, ma olen enda kirju elu jooksul teinud igasuguseid asju, ma ei ole mitte midagi kahetsenud. Ma ei kahetse ka siiamaani. Aga eile siin olles ma tunnen, et ma 2006. aastal siin kiirustasin. Võib-olla. Et siis tark ei torma, paljud asjad, vahest aeg surub meile midagi peale, et see asi, mis ma tahtsin tegelikult ära öelda, väga märgiline on taas kord siia saadus majja kokku tulla. Et kui nagu väljaviskamiseks läks, et siis ühe paketiga. Mõtlesin küll, et pean 20 aastat välja, aga on 19, et pole hullu. Ja üks väike märkus, et programmi toimkond on erakonnas tegelikult 1,5 aastat. Ja seal on ka muid liikmed, mitte ainult Riigikogus ja seal vaid Urmas Riigikogu ja Indrek Raud. Ja põhikirja, just, et nad on teinud enda pidevalt tööd, kui tulemus näha, eks on mingi aeg rääkis tegelikult tulemus ka tulema. Seda rääkida, et see oleks nagu kellegi ultimaatum, et nii ees seisus seadnud selle minu 20 aastat täis. Tänan. Aitäh. Tõepoolest, väga õieti möödunud 2000. aastal me nagu istutasime õunapuu. Ja nagu see õunapuul hakkas juba viljad tekkima. Ja loomulikult igaüks, kes tahab, kes istutab puu, tahab, et tema puu kasvaks ilusaks, et selleks otsas oleks ilusad õunad. Kuid kahjuks õundasse tuleb sisse. Ja nõusid tulevad sisse ja on vaja hävitada terve selle õunapuu kõik selle saagi. Mina näen praegu seda, et kuidas on käitunud mõningad kolleegid, kellest ma väga lugu pidasin, kuidas nad on käitunud meie erakonna suhtes. Mina pean seda väga taunima. Iga vähel tekib alati küsimus, miks mind pannakse sellele kohale oma valimiste aeg, miks pannakse kedagi teisele kohale. 2007 ma ei hakanud protesteerima, kui mind Tartu linnast pandi küllaltki raskesse piirkonda Tartumaa Jõgevamaa. Ma ei hakanud küsima, miks mind sinna pandi. No ma pidin oma töö ära tegema. Me kõik teeme tööd selle nimel, et olla koos tugevad. Ja kui me hakkame seda kõike välja tassima rõõmsale ajakirjandusele, veel rõõmsamatele meie teistele erakondadele, kes tunnevad sellist suurt rõõmu, näete, jällegi käib seal sees kättisma. Ma palun teid, ärge algustage, ärge rääkige, need poiste pandud, need poisid on ammu juba isad, neil on ammu juba perekonnad, ärge alustage oma inimesi. Ma palun seda ja palun ausalt öeldes lõpetage ära see igale, et ma ei tea, kas see on siin mingisugune tunne, et ma tahaksin olla, et minu kohta öeldakse kogu aeg ajakirjanduses. Mõelge selle peale, mida me teeme seda. Mina mõtlen nende noorte inimeste peale, kellega me käisime veebruarikuu tuisus kuskile viimas neid kingitusi. Seal olid palju inimesi, kes olid näiteks Keskerakonna toetajad. Nad käisid meiega koos, nad tegid seda tööd. Kas te tõesti tahate, et meil lihtsalt mingisugust omade ambitsioonide tõttu rikume kõik selle ära? Ausalt öeldes minul on, ma ei ole võib-olla
õige poliitik, ma tunnistan seda. Aga kui ma teen mingisugust asja, ma tahan seda toetada. Kuidas tüvitatakse praegu Marti, kes hoidis kõik, me olime kõik koos selle raske aja üle elamisega. Kus kohas oli Eesti riigis esimene kord 4 aastat ühine valitsus. Aga nüüd nimetatakse Marti, ma ei tea, mis sõnadega. Mul on häbi selle pärast. Andke, vabandust.